Tere tulemast! Vaatame järjekordset episoodi Pall on ümmargune podcastis. Väljas on ilmad soojaks läinud ja tegelikult samamoodi on ka nii-öelda temperatuur kuum saalis, sellepärast et play-offid suhteliselt igas siis sarjas algust saavad. Ja tere Tarvi sulle ka! Tere Egert! Ja täna oleme siis kokku jällegi tulnud, et siis rääkidagi, mis siin vahepeal natuke toimunud on, mis siin Eesti-Läti liiga play-offides juhtus ja mis me arvame, mis siin play-offides üldse nii-öelda võib saama hakata, sest päris põnevad ajad ju korvpalli, ilmselt korvpallis see kevad on alati siuke kõige lahedam ja põnevam aeg, kõige rohkem asju nii-öelda on nii-öelda joonel, aga enne, kui saatega alustame, siis meil on siuke äge jällegi võimalus panna oma spordipidaja teadmised natukene paremini proovile, on ju, kes soovib, et siis uutele klientidele on selline äge pakkumine, kui kasutada nüüd siis pühapäeva õhtuni koodi PALL20, siis saab Epic Betis 10 € sissemaksega, saab veel lisaks siis 20 €, ehk siis maksad 10 € sisse, kasutad koodi PALL20, oled uus klient, täiesti nii-öelda esimest korda on ju, et nagu rooside sõjas, ma mängin esimest korda on ju, ja siis saad veel 20 € siis lisaks ka siis koodiga PALL20, ehk siis nädalavahetusel palju huvitavat korvpalli kindlasti on ja ega muud sporti ka, nii et täna ka on kindlasti. Ja täna ka, ehk siis see kood siis kuni pühapäeva õhtuni siis kestab, ehk siis kasutage, kui soovite ja pange teadmised proovile, et mis te arvate, kes ja mida võidab, eks ole. Aga okei, ma arvan, lähmegi siis saate juurde ja alustame siis sellest Eesti-Läti liigast poolfinaalid. Tegelikult räägikski sellest põhimõtteliselt rohkem ainult poolfinaalist ja seal pronksimängust ka on ju, et see Graamo Selli seeria ikka, et see viimane mäng, et mis sa Tarvi, mis sa arvad, mille taha see siis lõpuks see asi nagu jäi? No teisel poolajal seal juhtus niimoodi, et seal oli mõlemad meeskonnad tegid kohe vist 2 või 3 palli kaotust esimesed rünnakud, aga ikkagi mulle endale tundus, et see Graamo nagu liiga pehmelt ikkagi tuli teisel poolajal siis nii-öelda riietusruumist välja, et edu oli neil ju 14 punkti, kui ma õigesti mäletan. Ja parimal hetkel vist isegi 19. Ja, et kuidagi mind ikka peab imestama üleüldse, et sellised asjad nagu saavad juhtuda, et see niimoodi ära lagunenud, et sa lõpuks selle mängu kaotada, aga see on korvpalli öeldakse ka, et korvpall ei ole ainult või üldse sport ka, et tegelikult ega väga palju ongi peas kinni ja seal võib ka vabalt ülehäälestust olla. Jah, mis mulle endale tundus, oligi see, et pigem isegi Selli tuli veel nagu agressiivsemalt peale. Neil see Skuja, kes oli ju põlvevigastusega tegelikult mängis, ta ütles ka, et esimene poolega ikkagi valutas, aga teine poolega valukas hakkas toimima ja siis sai nagu mängida, vaata. Et tema sai nagu mängu sisse ja jagas seal sööte ja asju, ta esimene poolek ka jagas, aga teine poolek ta nagu oligi näha, et ta oli nagu agressiivsem ja sealt tuli nagu rohkem nii-öelda selliseid teravust lõi ja värki ja tõesti, mu enda seisukohast ongi see, et kui palju seal nüüd oli ka seda, et Graamo ise nagu ulmes pehme oli, vaid võib-olla pigem oligi just see, et Selli pani nagu pigem just väga palju nagu juurde, et Graamo kindlasti, seal kui Selli pani juurde, siis Graamo rünnak, selles mõttes vajus ära, on ju, ei olnud nagu see, et ei saanud neid ja need vahepeal need Vaaksi hullud 300, ega need ei kukkunud, ei olnud nagu too päev, on ju, ja seal mingid sellised asjad ja mingid jällegi väiksed nüansid ja teise poolega jah, et ütleme nii, et anti see asi siis käest ära kahjuks, et selles mõttes ikkagi au nagu mõnes mõttes Sellile ka, et suudeti esiteks välja tulla ja teiseks sellest, et see, et nagu mingi 2-3 aastaga on nagu siuke korvpalliklubi nagu põhimõtteliselt püsti pandud, et see on nagu väga, väga kõva saavutus, aga Eesti prillide läbi oli ikka valus, et see niimoodi läks. Et Nord spordihoone ikka oli korralikult rahvast täis kuigi siin olid igasugused jutud ka, et miks see oleks võinud siis, kas oli
Kalevi hallis või kus see Kalevi spordihallis on piljard. ja samal ajal, et see mind paneb ennast ka mõtlema, et nagu jah, no ta panebki mõtlema selles mõttes, et oligi, et seal oli, ma vaatasin ka, et seal oli mingi nii-öelda 10 pealtvaatajat, samas ongi see, et kui neil on nagu neil on see nagu saal ära broneeritud varasemalt, siis ei olegi midagi on ju teha. Ma ise nagu oleks mõelnud, et aga miks mitte kasutada Unibet areenat või oli too ka näiteks kinni. Ei, ma seda ei et nagu aga või siis vaata, meie käisime ju Tondirabas vaatamas. Äkki ma ei, ongi see, et võib nagu siin parandada kommentaarides niimoodi, kes tahab, on ju, et ma ei tea, kas need saalid olid üldse vabad, aga nagu et Unibeti, et võib-olla tõesti, et Unibeti võib-olla ei oleks nagu välja müünud on, ega tookord, kui Tondirabas ka käisime, ega nagu kohti oli üle selles mõttes küll, aga samas ikkagi atmosfäär oli mega, et nagu inimesi oli küll ja veel. Ei, seda küll jah, et lihtsalt ja ma nagu mõtlengi, et päris vist ma ei tea, kui pikalt need kuupäevad kohe nagu paika on pandud, et kuna mis on ja et saaks kinni panna selle saali juba hooaja algul umbes, aga selles sa ei saa panna ka, sa ei tea, kuidas hooaeg läheb. No jah, täpselt, et see piljard EM ongi ilmselt juba pandi ilmselt võib-olla vaata, kui hooaeg algab mingi, ma pole mingi piljardi ekspert muidugi. Aga pandi võib-olla juba mingi sügisel pandi vaata paika, et hooaeg vaata, et EM tuleb sellel kuupäeval on ja Cramol täpselt see, et nagu see olukord, et ei tea ju, et kas sa ikka jõuad nagu poolfinaali. Aga ma arvan lihtsalt totram olukord ongi see, et Kalev Cramol ei ole, põhimõtteliselt võib praegu öelda, et Kalev Cramo on nagu suhteliselt ainus meeskond, meie esimeeskond ja võib öelda ainus meeskond, kellel ei ole kindlat kodusaali. See on nagu kõige veidram selle asjas. Tartul on olemas, Pärnul on olemas, Raplal on olemas, Taltechil on Tallinnas olemas, on ju. Sellel Viimsil on olemas, Keilad jagelevad selle saali aga midagi ikka saavad mängida aeg-ajalt siin. Kusjuures ma nagu vaatasin neid internetis ringi, siis oli isegi mingi siuke arvamus, et miks siis näiteks Taltechi saalis seda mängu ei oleks võinud pidada, et no jah, näiteks nüüd Tallinn jah ikka, et selles mõttes oleks võib-olla valikud olnud, aga lõpuks vahet ei ole. Lõpuks on nagunii Kalevi ikkagi oleks vaja seda oma saali. Oma saali, see on see, et seda on vaja, et muud asjad ju tulevad selle järel, et see on nagu jah, et sa mängid siin ühe mängu, mängidki, ma ei tea, mingi Tondirabas, siis mängid suurem osast ikkagi mängid Kalevi spordihallis, siis mängid ikkagi Nordis, ma arvan, ega see mängija seisukohast ka nagu see on üks ebameeldivamaid asju ilmselt. Tundub siuke jah, ma mõtlen ise ka, et kui ma nagu iga päev pead kuskil nagu ringi või iga mäng mingi soened nagu soendad ka erinevas mingis saalis ja ma ei tea, mis iganes. Jah, aga puhtalt juba jah, need trennid ja asjad ja igalt poolt, et jah, et seda infrastruktuuri siis oleks vaja just Kalevi seisukohast, et või Kalevile ikkagi kindlalt nagu kodusaali, et ma loodan, et selle äkki saab nagu siin nüüd mingite aegade jooksul ikkagi saaks nagu paika selle asja ära, et see oleks ikkagi, see võiks nagu korras olla selles mõttes. Aga okei, et jõuame siis nii-öelda selleni, et siis Kalev ilmselgelt ju läks pronksimängule ja pronksimängus ei antud Ogrele võimalus ka 23 punktiga tuppa ära ja pean tunnistama, et vist isegi jäi magama tol mängu ajal et vaatasin teda ja ma olin mäleta isegi, kus ma olin. Ma vaatasin esimest poolaega veits ja ma vaatasin ka, et Kalev võtab ära ja siis ma vist pidin autoga sõitma ja siis ma olingi nagu okei, et vahepeal ma panen niimoodi, ma panen nagu autosta käima niimoodi, et ühendan selle nii-öelda kõllidega ära vaata, et siis nagu vähemalt heli on kuulda, pilti niimoodi jälgi, ei sõida autoroolis niimoodi, paandust ei tee, eks ole. Aga selles mõttes ikkagi, et heli oleks kuulda, et põhimõtteliselt nagu raadioülekannena nagu vanal ajal, aga jah, et seal ikkagi Cramo võttis oma, et seal ikkagi võtsid selle pronksi ära, see oli siis kohustuslik pronks, ma ütlen jah, et ikkagi nemad, ikkagi VEF, Selli, Cramo on ikkagi vähemalt selle hooaja mastaabis ikkagi teistest peaaegu üle, et ma veidikene ikkagi kripeldab sees see, et nagu see Tartu see äraandmine seal Selli vastu, nagu nii väga oleks tahtnud näha Tartu ja Kalevi nagu poolfinaali lihtsalt, et aga ehk järgmine hooaeg ja loodame. Ja miks mitte finaalna. Jah. Et võiks siis, kuna 2 Riia klubi olid see aasta finaalis, siis 2 Eesti klubi järgmine jah, võiks olla jah. Et võiks niimoodi olla, aga Kalevilt jah, ma arvan kokkuvõttes et finaali kohta küll ei tulnud, aga
jah, et kokkuvõttes väga nagu hea kogemus aasta, sest väga palju tegelikult tuumik on ju tegelikult ikkagi nagu noored eestlased on ju, kui me võtame noh Vaaks, kes nüüd läheb siis ülikooli on ju, enam ei jätka, aga noh Hugo Toom on ju, Gregor Kuuba tegelikult siin Selli vastu tegi väga tugeva seeria, kaitses jäi väga hästi silma ja tegelikult ka rünnakul nagu veidike avanes. Noh, Hermet on veits nagu kogenum juba on ju, aga siin ka Kaspar Kitsing on saanud mingeid võimalusi ja Pökler, Pökler, noh Suurorg enne vigastust on ju, oli väga hästi on ju, et selles mõttes nende Eesti kuttidega seda asja on aetud ja see on nagu väga kõva olnud, et tegelikult noh, suuresti nagu nii-öelda koduse satsiga ilusti kolmandal kohale ja väga hea, väga hästi nagu läks selles mõttes, et tegelikult on hea. Aga Eesti klubidel jah, siis nüüd hooaeg kulminatsioon tegelikult nagu suures pildis nüüd kätte jõuab, ehk siis veerandfinaalseeriad on tegelikult ju juba avalöögi saanud. Esmaspäeval siis TalTech alistas Keila Kuulbeti, võttis selle ära. siis ta oli 79-66 või? Midagi siukest, jah. Mäletan 13 punkti jäi vahe minu meelest. Ja, et seal TalTech ja seda TalTech tegelikult ju tegi veel ka ilma Siim-Markus Postiga, kes Postita, kes maadleb siis ju vigastusega. Et selles mõttes tema koha pealt on veel TalTechil tegelikult päris palju juurde panna. Jaa, aga no ma ei tea, mulle tundub, et see TalTechi meeskond ikkagi on päris tummine selles suhtes, et kui me võtamegi Keila Kuulbeti vastaseks, et nad peakski, ma ei taha nüüd nagu midagi halvasti kellegi kohta öelda, aga ilma Postita peaks ka nad nagu selle Kuulbit ära võtma. Jaa, ma ainuke ongi see, et ma vaataks ainult siis, kui nii-öelda ainuke asi võib-olla, kus oleks ka see, et millega neil ongi hästi ja mida nad tegid väga hea, et nad suutsid nii-öelda tuua selle Jürgensi endale meeskonda, sest et kui nüüd Jürgensit ka ei oleks, vaata siis oleks teine nagu asi, et siis oleks seda playmakerit nagu ei oleks, et Pehka on ka on ju, aga et ongi seda variatsiooni nagu rohkem on ju, et see, et Jürgens ikkagi nii-öelda hooaja lõpuni nüüd siis ju mängib, ilmselgelt mängib TalTechis on ju, et vahepeal tegelikult ju algselt, kui ta tuli, oli plaan, et äkki teises hooaja pooles läheb väljamaale. Praegu seda veel ei tulnud, aga välismaa, selles mõttes välismaa, see on tal kindlalt olemas. Talent ja see on, ta näitas siis eelmine aeg. Eks suvi ja sügis ja eks näis. Jah, et Leedus näitas, et on võimalik, aga selles mõttes, kes ikka pani nagu korraliku kaksiktuubli püsti, oli Taavi Jurkata, 17 punkti, 15 lauda, 5 ründest. Nägin siis Mustmärkmik on selline Instagrami konto, soovitan jälgida, paneb Eesti korvpalliga seonduva statistikat pidevalt püsti, väga äge lugeda, et Taavi Arkatam tõusis 9. kohale nii-öelda blokeeritud visete arvestuses Eesti-Läti liiga ajaloos. Et päris nagu äge nagu selline statistika. Äge statistika, näitaja täpselt. Aga jah, et tegelikult punktide mõttes ju veel kõvem oli ju nii-öelda Rasmus Andre oli üleväljamees, et 21 punkti, et tema ikka ka see hooaeg ikka korralikult avanenud ja peaaegu 100% mäng oli tal ka. Et kolmesed pani 3-3, vabakad või kahesed 6-5, vabakad 3-2, et tema on ikka väga korralikult avanenud. Ja oligi siin, kui vaatasin mängu ka natuke, siis oligi, et näha oli, et väga mitu meest nagu väga mitmekülgselt tegutsesid olidki just ja võib-olla kõige rohkem olidki Pehka ja Jürgens, et Jürgens 14 punkti, 8 lauda, 6 söötu ja Pehka 7 punkti, 8 söötu, 6 lauda, et tegid natuke kõike ja olid igal pool olemas, et oli pidevalt näha, et näiteks Jürgensil ka kaitseolukordades ka, et 3 vahelt lõiget ja selle koha pealt küll. Kuulbetil, mis pani põntsu, oli kohe alguses see, et Sutt siis ikkagi, tal oli see kontrollmängus oli hüpekale saanud, hüppeliigesele siis saanud nii-öelda trauma ja see tal ikkagi mängida ei lasnud, et mängis käin 4-40. Peale seda nagu väga ei saanud rohkem või ei mänginudki rohkem ja see, ma arvan, pani suht suure nagu põntsu, et Sutt ikkagi üks neid nii-öelda põhivedajaid on see hooaeg olnud. Aga siis Kovaljov ka võimas kaksiktuubel samamoodi 15 lauda, 13 punkti ja neil see ameeriklane ka täiesti korralikult 14 punkti viskas, aga jah, et Kuulbetil ma kardan, et jääb veits seda mingit nagu
lisa mingit käiku tundub, et jääb puudu, et nagu TalTechile vastu hakata, et ma ise arvan, et see seeria läheb 3-0 nagu ma kardan, TalTech on mulle see hooaeg see, kuidas nad mängivad, kuidas Varrak on selle tiimi mängima pannud ja see sats mulle väga nagu meeldib. Jaa, no TalTechi lihtsalt mulle endal tundub, et see pink on jah, tundub nagu sügavam või nagu vähe süksem, noh, nüüd ei tule sõna meelde, vähe ühtlasem, ütleme siis nii, et kui Coolbetil, et selles suhtes jah. No ma päris ei julge pakkuda 3-0, aga 3-1 kindlasti, kui mitte 3-0, siis tõesti, no võimalus, kust nüüd see, ma arvan, noh see, kus see seeria venitada 4 mängule, nüüd ongi see nii-öelda siis homne mäng või siis nii-öelda neljapäevane mäng, teine mäng siis, mis Keilal on kodusaalis, et see tuleb ära võtta ja selle ära võtta, et noh, siis on veel nagu mingid šansid on olemas, aga ma pigem ma ise ei näe, et noh, oligi ka, et ju tegelikult sellel TalTechil oli veel ju ka Sunelik puudu, kes sai isaks, palju õnne talle ka ja siis keegi oli veel puudu, aga mul ausalt ütlen, praegu ei tule nimi meelde. Aga jah, et poiss sai see kõige suurem puudu ja selles mõttes jah, et ma arvan jah, et TalTechil on isegi veel natuke juurde panna, samas kui mulle tundub, et Coolbetil, noh, Valjartus Šuti poole pealt, siis ega väga tundub, et väga mujalt nagu kuskilt seda vasturohtu nagu võtta ei ole. Et noh, see Make vigastus ka pani nagu põntsu on ju, et Make ju nüüd läks. Jaa, hooaeg on nüüd läbi. Hooaeg on läbi jah, et kahjuks küll. Et eks me näeme, et selles mõttes vähemalt esimene mäng ei olnud mingi nagu ülesõit, et ikkagi suht põnev oli. Et siin pool ajal oli veel vägagi nii-öelda 1 punkti mäng ainult. Jaa, et ei olnud mingit 20 punktilist sahmakat nii-öelda. Jah, aga teine seeria siis ka, mis on nagu alguse saanud, ehk siis Tartu Ülikool, Max ja Moritz ja Viimsi ja seal ka, kuigi vaatasin mängu algust ja ütlen ausalt, kui vahe läks 20 peal ära, siis lõpetasin vaatamise. No esimene veerand oli 29-9. Jah, ja mul oli endal samas, mul oli plaanis seda mängu vaatama minna, aga lihtsalt muid kohustusi oli rohkem ja ei saanud minna, et vaatasin, viskasin endal jällegi Delfist käimada ja käis ja samamoodi, et kui ta oli ikkagi oli seal, see vahe oli jah, esimene veerand 20, siis ma juba vaikselt nagu keskendusingi muudele asjadele. Seal oli see, et vist, kui ma õigesti mäletan, kas Tartu tegi mingi 10-0 või 13-0 või kohe algul, et Viimsi esimene korv siis tuligi Kuusmaa 2+1, et see oli päris keeruline ise, mis ta kotti pani, et sai nii-öelda kaane maha. Ja ta tegi ikka väga tubli mängu ka, et 13 punkti 5 söötu, Kuusmaa nagu jäi nagu silma oma hea tegutsemisega. No jah, Paps ju ikkagi teisel pool. Paps on no ega Lipsul sama, teiselt poolt oli Lips. See on päris huvitav selles suhtes, et Lips pani 35,5 minutit, 19 punkti, 6 söötu, 3 lauda, et selles mõttes ta ka väga hästi. Selleks, et Tartu nagu nüüd, mina ikkagi näen seda, et Tartu võiks kuigi nii-öelda, kui vastu tuleb, mida me arvame, et ilmselt tuleb TalTech, on ju, ega noh, me oleme näinud, et TalTech saab neile väga hästi vastu. Seega see finaali koht ei ole kindel, küll aga kui Tartu tahab nii TalTechi kui ka Kalevi vastu nii-öelda võtta võite, siis üks asi, mis nagu peab ära kaduma on, või nagu mis peab vähenema, ära ei saa neid kunagi kaotada, on palli kaotused. 24 palli kaotust, 1, 2, 3 venda tegid 4 tükki, 2 venda 3 ja siis terve rodu ükse ka nii-öelda. Üksikuid siis. Üksikuid, jah, täpselt. Jaa, et pallikaatused on tõesti Tartul terve hooaja vältel. No see selli mäng läks ju samamoodi, vaata. Et see hooaja üks kõige tähtsamaid mänge. Et noh, Viimsi ise patustas ka 17 pallikaotusega muidugi, aga noh, kui me võtame jällegi vaheltlõigete numbrid, siis Viimsi tegi 13 vaheltlõiget nii-öelda 24 Tartu pallikaotuse vastu, aga Tartu tegi ainult 3. Viimsi tegi, ehk siis Viimsil suurem osa pallikaotused olid enda mingid sellised apsakad ja rohkem. Mingid jooksud või asjad. Kas jah, sest ma ka mingid mänge, aga ilmselt mingid Audi ei söödud. Ühesõnaga tänu sellele siis Viimsi tagasi mänguga sai ilmselt, et need pallikaotused, et jah, selles suhtes, et sihukest statistikat ma ise ei uurinudki, et nüüd ma mõtlen tõesti, et Tartul lihtne ei saa olema. Ei, no jah, mul see jäi nagu kohe silma, ma vaatasin ka seda mängu, neid pallikaotusi tuli ja siis tavaliselt ongi see,
et need asjad, mis ma nagu silmaga näen, need ma nagu vaatan, et kas statistiliselt ka on Jaa, seal jaa. nagu mingid nagu tõetera taga vaata Jaa, ja jaa. siin oli hea. Või jääb lihtsalt silma kogu jah, täpselt, kuidagi. või lihtsalt tundub nagu, Jaa, et jaa. mingi case on. Aga noh, Viimsi poole pealt, kes on ikkagi see hooaeg nagu väga kõva sammu edasi teinud, on siis nii-öelda Rikberg on ju. Et tema ikka pidevalt seal 20 punkti ümbruses, et veits on selle Kiireleb, sihukese jah. Vaaksi seisu, nagu Vaaksi koha üle võtnud mõnes mõttes, et Jah, eks neid peab olema mehi, kes selle üle võtavad. peab täitma jah, et 21 punkti siis pani Tartule jah, Kuusma 13, Laanemaa 13 ja siis nende siis ainuke legionär minu arust Pajic pani 17 punkti. Et jah, ja noh, Tartu poole pealt jah, siis tegi Lips väga hea mängu, Flood 15 punkti, 7 söötu ja tegelikult Veidemann oli siis paremuse kolmas mees, et ta tegi ka väga korraliku panuse andis. Et jah, et noh, näiteks jah, et aga ma kardan, et see seeria ka, et kuigi ongi, see hooaeg on huvitav olnud, et üks klubisid, kes Tartule alati probleeme on valmistanud, on Viimsi, sest Tartu eelmised 2 mängu, mis nad Viimsi vastu ka mängisid põhihooajal, ei saanud mingit seljavõite, tulid raskelt mõlemad mängud ikka, et siin Viimsi võib teha Tartu elu väga raskeks ja nagu pigem ikkagi kaldun siin ka, mina kaldun 3-0 poole, aga ei imesta, kui Viimsi võib ka hammustada ühe mängu. Jaa, no täitsa nõustun, et Viimsi on tõesti täitsa südikas minu meelest terve see hooaeg olnud, et lihtsalt jah, ja vaadates ikkagi Tartu sukest Ameerika mägesi see hooaeg, siis ma ei imesta, kui seal jah, läheb ühe vähemalt kätte. Tuleb mingi nähvakas jah. Või siis mine teha, noh, võib-olla võtad 2, et no see on küll juba veits keerulisem. See oleks veits juba jah, selline keerulisem, aga muidu. Aga ma ütlen, et pigem tuleks selles seerias see 3-1, kui siis Kuulbet ja selles TalTech on ju, et seal 3-1, et pigem ma olen suga nõus, jah. Pigem siit. Ma just on see, et nagu ma ei tea, mis on, aga Viimsi on ebamugav Tartule ja see on väga huvitav nagu siuke, mis trend nüüd 3 mänguga on tegelikult välja tulnud, mis see hooaeg on nagu mängitud. Et ma olen nõus ja ma parandan vea ka, et Viimsil on veel üks võõrlegionär on veel olemas. Aga siis 2 seeriat veel, üks, mis siis algab nii-öelda täna, kui me seda lindistame kolmapäeval, ehk siis homseks, kui see episood välja tuleb, suur tõenäosusega, siis on juba tulemus teada, aga Utilitas Rapla võõrustab siis Pärnu Sadamat, ikka siuke igipõline vastasseis, ütleme, noh, nagu ikka, siin on promoti hooaja keskel ka, et Karp ja Kärp ja noh, nad ikka, noh, kuidagi sukk ja saabas on alati see Rapla ja Pärnu, et ja kusjuures see mäng on ka minu meelest tasuta täpselt, Raplast täna ehk siis see on nagu väga äge nagu aktsioon ka, et kindlasti saal täis rahvast. Aga vaata, see on kindlasti kõige põnevam seeria. Siin ma ei ma ütlen ausalt, loodan ise, et olen kahtlemata Rapla poolt siin, et siin nagu ei ole küsimustki. Jah, ise ka, et kuigi tegelikult Pärnu ka nüüd on üpriski sudikalt mänginud, siis Rapla ei saa midagi teha, on südamesse pugenud, on sinna südamesse pugenud ja Rapla poole pealt, mis ma ongi postitasid treetsi ka, et mehed on kõik terved, ehk siis mis on kõige tähtsam, nad olid Hiiumaal ju laagris siin põhimõtteliselt nädal aega ja toimetasid seal on ju ja selles mõttes tundub, et seal liigub kõik õiges suunas nii-öelda. Pärnu poole pealt esiteks esimene probleem on see, et nende siis põhi siis üks võõrlegionäridest, ma ei hakka nime rikkuma aga igastahes tema ju on nüüd hooaja lõpuni vigastusega väljas, aga mis siis tehti oli see, et Pärnu pikendas taga lepingut, ehk siis ta jääb veel järgmises hooajaks ka. Natuke nagu Panathinaikos sortiga. Võib-olla veits siuke tõesti, aga selles mõttes Eestis on see, ma ütleks, et Eestis on see pigem ebatavaline siuke käitumine. No puhtalt juba selle pärast, et Eesti klubide eelarve lihtsalt on nagu ta on, et see on tõesti ebatavaline, et pigem nagu siukese liigutusi tehakse, aga tegelikult ta see võõrlegionär mängis väga-väga hästi ja oli nagu üks Pärnu nii-öelda vedajaid, ehk siis tegelikult tal nagu selles mõttes kindlasti kui ta terveks saab, siis Pärnu kindlasti võidab sellest nii-öelda sellest nagu palk nii-öelda edasi jätkamisest sellest. Aga kuidas sa näed siis, kuidas see seeria välja mängib?
On nii raske küsimus ausalt. No ma arvan tõesti, et Rapla ikkagi on grammikene nagu kõvem ja no vot, ma ei tea, ma arvan ka, et pigem kas 3-1 või no siin on see teema ka, et siin võib isegi minna 3-2 peale, on ju, aga ma Neil on siuke tavapärane, võib öelda. jah, et aga no ma ütlen nii, et kui see mäng läheks, noh, seisul oleks 2-2, on ju, et siis oleks 50-50, aga praegu ma näen, et Rapla ikkagi hetkel on minu silmis nagu favoriit selles. Jaa, ma olen seda puhtalt jah juba, et neil on hetkel, kõik mehed on terved, kõik on saanud rahulikult trenni teha, olla, et ma arvan, et nad on päris head tuhiga saavad sinna mängule minna, et ja täpselt, et noh, jah, ma arvan isegi, kui seis oleks nii-öelda seire seis oleks 2-2, siis ma ise annaks ikkagi eelise ka Raplale, sest Rapla noh, nii-öelda koduväljaku eelis, siis viimane mäng oleks kodus nagunii, on ju, et ma annaks selle eelise Raplale, ma ise olen suga 100% nõus, ma arvan, et see seeria tuleb 3-1, võimalust on 3-8, aga ma pigem pakun 3-1, ma arvan, et Rapla võidab nii-öelda esimese mängu, ma arvan, et Pärnu võtab kodus teise mängu ära ja siis Rapla teeb omad korrektuurid ja võtab viimased 2 kolmanda-4. mängu ära ja saab siis, jõuab siis poolfinaali. Ja siis viimane seeria, kus ma ei pea ilmselt kaua peatuma, Kalev Cramo võõrust, siis esimene mäng on siis homme ja võõrustavad siis Keila korvpallikooli. No ja jah. Mina ütleks, et siin seerias on, see on hea seeria, kui Keila ei saa ükski mäng mingi 50 punktist või 40 punktist palki. Võtad ühe ikka ära, Andres sõber lubas, võtavad ühe ära. No. Sõber lubas, võtavad ühe ära. Vist oli kuskil, ma lugesin kuskil. Seal Betsafe'i saates. Vist oli jah, et ühe nad ikka pigistavad äkki ära, et optimist, noh. Ei, no ma ei tea, no minu meelest seal oli, aga ma ei valeta ka, aga jah, et no selles mõttes ongi nagu jah, huvitav ka, et seda tsitaati ja seda ma nägin, kus ta ütles ka, et meil peaks olema, et me ei pane Eestis noortele rõhku, et meil peaks olema rohkem et noh, meil peaks olema ka mingi nagu nii-öelda välismängijate kvoot, vaata, mingi piirini on ju. Veits silmakirjalik ütles see, arvestades, et Keilal on see hooaeg 4 legionäri, noh. Jah, eks iga inimene teeb omad ütleb omad asju, jah, et lihtsalt no ma saan aru, et okei, sa pidid selle tiimi nagu kokku klopsima põhimõtteliselt mingi 2 kuuga, on ju, okei, aga Keila korvpallikoolis on noori küll ja veel, on ju. Miks sul on vaja 4 välismaalast? Ära ütle neid lauseid, kui sa, sorry, aga nagu ära ütle neid lauseid, kui sa ise nagu ei tegutse nende sõnade järgi või nagu selles mõttes, noh, jah, ma ise nagu ka ei ole sellega isegi ka 100% nõus, sest ma arvan, et pigem mingid nagu normaalsed välismaalased, kes võib-olla jäävad siia ka pikemaks ajaks. Mulle väga hästi meenub Kalevi serblasesse tagamängija. Nimi ei tule praegu meelde, aga siuke lühike kutt oli, vaata. No üldiselt need välismaalased, no nad ei kipu jääma siia. Kahjuks on siuke ühe hooaja jäävad aastas. Eriti kui me räägime Kalevist, kes mängib ka eurosarjades, on väga head tulemusi näidanud. Et noh, kui oli veel see VTB case oli, siis nagu nii-öelda jäi ka kauemaks, et oli ka nii-öelda pikemat aega oldi, on ju, et aga Euroliigaga kuidagi ei ole praegu suudetud seda nagu teha ja pigem jah, et noh, seesama Pärnu jättis ühe legionäri nii-öelda pikemaks ajaks, nüüd võttis teiseks hooajaks ka, et see on pigem jah ikkagi siuke, ütleme siis siuke arukordne juhus. Aga noh, et kui tulevad sellised legionärid, noh nagu Kalevil ma räägin, et oli see, tõesti, praegu ei tule nimi meelde, aga väga äge tagamäng oli, leidis niimoodi söötu, et halba hakkas. Mingi Markovits või midagi siukest. Ühesõnaga, et noh, tema ju jäi tegelikult pikemaks ajaks ta ikkagi on ja Kalevis siiamaani teda väga hästi nagu väga hea sõnaga räägitakse, väga hästi vastu võetakse, ta on isegi mingitel nagu mängudel käinud, vaata. Ta oli minu meelest, kas Kanguri viimases mängus peab minu meelest mängis ka. Jah, täpselt, et nagu selles mõttes on, et noh, need on. Aga ei jah, aga noh, samas ma olen ka veits selle poolt, et võiks nagu mingi väike piirang võiks ikkagi vähemalt kuidagi olla, et noh, meil ju neid Eesti poisse on küll ja küll, kes võiks saada võimaluse. Samas jah, see tõmbab jällegi taset alla. See tõmbab kogu taset alla. Et praegu tegelikult olukord, kus meil ongi siuke, ütleme 2-3 tiimi, meil ongi Viimsi,
noh, ma tegelikult ütlen, no ma loeks tegelikult Keila korvpallikooli ka sinna alla ikkagi ja tegelikult ka Kuulbet on ju, ma ütleks, et meil on praegu 3 sellist tiimi, tegelikult noh, igas tiimis on mingid noormängijad on ju, Tartul on, ma ei tea, Urvik ja Pere ja Heinakroon on ju ja Raplal on tulnud, noh, Ruubel on ju, Kilk, kõik need, kõigil on neid noormängeid, on kõigil, eks ole, aga põhiliselt, kes annavad nagu noortele nagu korralikult mänguaega ka, on noh, ütleme need 3 klubi, siis kui neid klubisid on rohkem, siis see tõmbab taseme nii nagu kõvasti alla minu jaoks. Ja no siis ei ole nagu lootustki seal Eesti-Läti liigas ja siis nagu, ja siis noh, ma saan aru, et see annab noortele nagu hea kogemuse, ma olen 100% nõus sellega, aga me peame ka mõtlema nagu kohaliku mastaabi mõttes üldiselt nagu, et jah, noh, kuidagi seda ilmselt piirata saab, aga seda peakski tegema kuidagi, see peaks olema siuke hea siuke ristumist koht, et ei tõmba liiga taset alla, aga samas ta nagu annab ikkagi noortele võimaluse ka vaata. Ütleme jah, et siuke noh, kolm välismaalast oleks nagu täitsa hästi juba. Kui ma nüüd praegu mõtlen, ega väga paljudes tiimides ei olegi ju nii palju, noh, kui me võtame, Raplal on 3, Raplal on 4, Stankovic, Krumins, McKissick ja McCreary on ju, on 4 on ju, no neil oli alguses isegi 5, siis noh, Viimsil on näiteks 2, noh, ütle, Keila korvpallikoolil on 4, Tartul on El Sheikh, Henry, no okei, neil oli Flood ja Gedraitis, no, see on ka 4, siis 4 on ju. Et ma arvan tegelikult praegu see, ma ei tea, kõlab normaalselt, kui sul on 12 mehest nagu ütleme 30% on nagu välismaalased, kõlab okeilt tegelikult, ei ole midagi hullu. Et siuke 3-4 juurde ta võiks jääda, ma arvan probleem oleks siis, kui ta oleks nagu 6+. Siis nagu tekiks probleem sellega, et nagu, et liiga palju on vaata. Et jah, aga noh, kui seeria juurde korra tagasi tulla, siis ma arvan, et noh, 3-0 Graamo suht kindlalt võtab selle asja ära. Ja ma olen ka täitsa kindel, et siin nagu võimalust ei näe Keilal. Ei näe, ma ei näe isegi seda sama, et noh, eks Andres peab seda ütlema ilmselt, et noh, kuna ta on no vaata, nüüd ongi jällegi see, et Kalev ikkagi sai välja elatud siis siin pronksimängus on ju, et nüüd on ikkagi, ma arvan, see Eesti-Läti liiga nii-öelda on ära unustatud, keskendutakse ainult Eesti liigale, et noh, nüüd ma ei usu, et Kalev enam mingit apsakat, kuigi kui nad teevad, kui noh, kui ma näen kohta, kus seda võiks teha, siis olekski see, heal juhul olekski see Keila vastu, et see üks mäng on ju. Et aga edaspidi ma kindlasti seal läheb raskemasse. Pigem näen, et kui me võtleme järgmise vooru peale ja noh, ennustuse peale, et Rapla saab edasi, mina näen, et Rapla võiks neid kodusaalis ikka korralikult hammustada, aga sinna noh, jõuame siis, kui aeg on käes. Ja, siis, kui... aga praegu ma arvan ei, ma ei näe. Ma ka sellest, aga lihtsalt ma mõtlen, et kuidas nagu võiks see võimalus olla. Jah, et Keila poole pealt, mis ma öelda tahtsin, on see, et see tagamees Jones no tuba pullu väga hea leid ja ütlen ausalt, ma loodan, et ta Eestis saab nagu jätkab, et mõnes suuremas klubis mingid nagu jutte on olnud, et võib-olla, et võiks jätkata, mina arvan, et kui noh, ma ei tea, Tartu Graamo, ma ei tea, Rapla, Pärnu, kes iganes on ju, et läheb koputab ukse peale, et mina arvan, et Tartu võib-olla isegi oleks see kõige suurem taht või no kõik, ma arvan, võtaksid, aga noh, oleneb. Vaadates võib-olla tagamehi, siis jah, et Tartu poole pealt võib-olla pigem Tartu jah, sest et seal on, kuigi no see aeg ka Kalevil endal on ju, et siin vigastustega, aga noh, need vigastused saavad ükskord mööda ja mehed on jälle vormis ja siis nagu ei näe nagu otseselt mina olen kohta või noh, vajadust. Eks siis näha ole selle koha pealt ka. Okei, aga lähme siis Euroliiga juurde, kus siis ka tegelikult ju eile siis juba play-in'id alustasid ja seal ikka... No seal oli ikka andmine. Seal oli andmine ja noh, see põhihooaja lõpp oli ka tegelikult üks ikka nagu... See oli vägev. Üks tohuvapuhu, selles mõttes, et noh, kui me alustame sellest, on ju, et kes selle nüüd ütleme viimase 2 vooruga, on ju, kes seal mingeid asju ära andsid? Bayern kindlasti. Svestaga. Noh, need 2 siis meeskonda, kes eile vastamisi läksid, jõuame mängu juurde ka. Aga just see Bayerni kaotus Makaabile, et sa oled 16 kees. Ja siis sa nagu annad selle asja ära. Et
see oli siis nüüd jah, see oli see eelviimane voor. Eelviimane voor, et tegid oma elu väga-väga raskeks, noh. Jaa, Bayerni poolt, sina oled see nende jälgija ekspert nii-öelda, et no jah, ma seal nii palju ei ole oligi, jälginud seda. sama Maccabi mäng oligi nagu kolmas veerand, noh, Edwards pani hullu, ta pani ju Euroliiga rekordi 8-3 pani ühe veerandiga, noh, vend oli nagu eestlase esimene grill, vaata. Noh, lihtsalt kuum on ju. Okei. Ja vend lihtsalt lammutas, aga siis viimase veerandiga lihtsalt anti see asi ära käest täielikult, et Maccabi ikkagi väga-väga, Maccabi hooaja lõpp ka, play-off'i ei jõudnud ega midagi, aga müts maha nagu hooaja lõpu ees, et väga kõva hooaja lõpp tehti, et viimases 10 mängus oli 5 võitu, 5 kaotust. Et No, siin, 50-50. jah, et siin oli näiteks, kui me võrdlemegi, siis Pariis ja Bayern on sama saldoga. Aga jah, et sealt anti ära, noh see Fenerbahce vastu algus oli rabe, vahepeal saadi mängu tagasi, noh läks ikka käest ära Bayerni mõttes, aga suures pildis tegelikult, noh sealt oli oodata nagu seda kaotust, sest Fenerbahce'l oli ka veel see esikoht oli mängus, Jah, aga selles mõttes jah, just see Maccabi mäng, et see oleks pidanud ära võitma, siis oleks olnud 20 võitu, 14 kaotust ja ma ütlen ausalt, ma siis ei tea, kus nad tabelis nagu täpselt pesitseksid praegu. Bayern play-off'is. No sellepärast, et Real jäi 7. ja neil oli ka 20 võitu ja 14 kaotust. No selle omavahelised mängud. Et ilmselt kas olekski seal 5-8 kohtadel ühesõnaga olnud. Et jah, et ma täpselt praegu ei oska öelda, mis see täpne koht oleks olnud, aga ühesõnaga elu oleks ikkagi lihtsam olnud, sellepärast, et vähemalt ei oleks nende selg vastu seina täit saanud selles mõttes. Aga jah, Olümpiakos siis võttis ära põhiturniiri võidu. Noh, viimase 7 aasta needus vist on olnud see, et kes põhiturniiri võidab, see ei võta see ei võida liigat, jah. Või seda tiitlit. Kõige parem koht vist on olnud, kust kas oli 4. või 6. Kas eelmine aeg ei? Sa mõtled, et kes võitnud on? Jah, et on põhihooaja lõpetanud, kas oli 4. või oli 6. Ja ma mõtlen, kas eelmine aeg Pana mingi teiseks jäänud või? No see oli erand, ma arvan. Et jah, sest et Real vaata võitis eelmine aeg, tegi ju väga ajaloolise üle-eelmine hooaeg võitis Mana. Põhihooaja, ei ma mõtlen põhihooaja. Et Real tegi ju ulmelise põhihooaja, vaata. Aga siis jah, läks ära. Aga okei. Ilmselt praegusel hetkel siis, kui me võtame need võib-olla need paarid, kes on siis kindlad, ehk siis alustame sellest, et Panathinaikos Efes, ütleme nii, et praegu, kui me võtame ka viimast 10 mängu, siis 2 kõige kuuemat meeskonda liigas. Efes on viimases 10 mängus kaotanud 1 mängu ja tegid ka ajalugu, et esimene Euroliiga meeskond, kes on siis suutnud hooaja lõpetada 8 mängulise võiduseeriaga. Just. Ja Panathinaikos siis ka viimases 10 mängus 8-2. Et see tuleb plahvatuslik seeria lihtsalt. Jah, kindlasti jah, Pana on seal favoriit. Ma puhtalt kodu väljaku eelise pärast annan praegu Panale eelise. Jah, noh, neil on see pink on ka ikkagi päris tummine. Kuigi noh, seal jah, Ataman ju mängib teada ainult 8-9 või ta isegi vähem vahepeal. Aga kindlasti Efesel kindlasti on seal võimalused, mina kahtlemata näen neid. Efesel on võimalused, sa ka näen neid. Ma toon kohe, ütlen ära korvialune kasvõi, et Poirier ja Oturu ikkagi, no nüüd on nad nagu nii käima ka saanud, terve meeskond üldse, et aga lihtsalt nad tunduvad mulle ikkagi väga ühtlased just nagu mõlemad mehed, et Oturu on veits kaitses parem ja Poirier jällegi rünnakul, et seal mingid vahed on, aga üldiselt nagu taseme poolest üksteisele ikkagi alla ei jää. Nad on nagu veidi erineva profiiliga, aga kokkuvõttes, kui nad üksteist vahetavad, siis nagu meeskond ei kaota. Ja no Pana korvialust me teame, et Gabriel ikkagi, noh, ta ei ole nii, minu meelest nii käima veel saanud. Ta on väga vigade aldis. Minu arust see on tema kõige suurem probleem, et ta, noh,
sa võid sellele vennale teha väikse nagu sellise väikse nagu pette ja see vend on Ja, juba ja, lendab, noh. et ma näen FS-el võimalust puhtalt juba korvi all, et seal küll on neid Panathinaikosel veel neid korvialuseid mehi, aga No Jurtseven on vaikselt tagasi tulemas. siis on neil ju see Plaiss. Plaiss ka, aga Kes on Plaissi ta endine põhimõtteliselt ei olegi kasutanud No jah, peale seda, kui ta toodi. aga no ei kindlasti, jah. Aga noh, käiguna iseenesest on olemas, et kui sul ongi vaja mingit venda, kes seisaks nurgas ja Jah, kolmesid. ja endine FS-e mees ise, nii Jah. et aga jah, et Noh, seal Ataman ka ju. jah, et seal kindlasti oleneb, kuidas FS kaitses puhtalt Nanni tuju suudavad ära võtta. Aga vaadates nüüd, et nii tähtsad mängud ja noh, play-offid ongi tähtsad mängud ja vaadates ka kas või seda eile, mis tegi korraldas Shorts on ju Reali vastu, siis no see on ikka väga-väga raske ülesanne on ju. Ei, ta on kindlasti raske ülesanne selles mõttes küll, et noh, Nanni koha pealt. Samas mina näen FS-il päris nagu häid võimalusi iseenesest, sest et Thompson, Bryant, Dozier, Larkin, Bobois on nüüd väljas kahjuks, Osmani, siis Smits on ju, et see meeskond tegelikult ka, ega ta oma pingilt ei ole nii nõrk. Ei, kindlasti mitte. Et ja, aga jah, eks võtmeküsimus kindlasti on Nanni peatamine, võtmeküsimus on ka see, et kas nii-öelda, ma ütleks FS-e koha pealt, et kas nad suudavad samal hetkel, et kui Larkin mängib hästi, siis mängib ka näiteks Bryant hästi ja nagu siin on vahepeal olnud see, et kui Bryant siin nüüd mingi paar vooru tassis, siis Larkinil ei olnud kõige paremad mängud ja on ka vastupidi olnud, on ju, et nagu põhimõtteliselt, noh, et kogu ansambel saaks nagu mängima ja kõik mängiks nagu ühte viisi, on ju. Ja Dozier ka, on ju, et see mees ka ikkagi peab kahtlemata käigu nüüd play-offis juurde panema. No. Mina isiklikult, mis mina teeks, kui mina oleks panki, mina paneks Dozieri lülitaks alt koosseisu ja Dozier Nanni peale. Dozier on väga hea kaitsemängija, pikad käed, kiire jalgadest, suutab väga hästi kehaga vastu võtta. Et ma ei paneks sinna kedagi muu, ma ei paneks sinna Bryantit, ma ei paneks sinna Thompsonit, ma ei paneks sinna seda, see Novora on ka veel, ma ei paneks seda, ma paneks Dozieri sinna. No mina ka täitsa selles suhtes nõus, et seal ongi kaks varianti minu silmis, kas Larkin, kuigi no Larkin ei ole enam põhis, et ta tuleb pingi pealt, aga ongi kas Larkin või siis Dozier on ju, et Larkini mõttes tema lihtsalt miinuseks mängibki tema suurus, et Nann oskab isegi ka selge ees väga hästi mängida, et Nanni nagu jah, Larkinil nagu väga kiired käed ja jalgades ka väga kiired, selles mõttes ma arvan, ta on alahinnatud kaitsemängija, küll aga ma kardan Nanni peatamiseks, noh, see on jällegi minu nägemus. No jaa, aga seal lihtsalt ma mõtlengi seda, et kui peaks tulema Dozieril, ma ei tea, vigadega probleeme või mis iganes on ju, et päris üks-ühele mänguaega, noh, ma on küll nähtud, et kui ütleme vastaste staar tuleb sisse, siis tuuakse ka pingi pealt samal ajal siis mees nagu teda kaitsma, on ju. Et ei, kindlasti see saab väga põnev olema ja ma ütlen ausalt, et ma ei imesta, kui sealt FS nagu edasi läheks. Ja, ma olen üpris kindel juba, et see läheb 5 mänguni. Ma olen suht kindel, et see läheb 5 mänguni. Euroliiga play-offid tavaliselt ikka lähevad ka. Et FS jah, FS on isegi päris palju usku, et nad on ikkagi viskega leidnud ja väga hästi nagu mänginud. Panki on ikka hästi mängima pandud, jah. Isegi sai nad mängima. Et võib-olla öelda, et võib-olla siis Virtuses, samas on veider öelda, sest eelmine aeg Virtuses läks nagu hästi. Et ma ei tea, kas ta siis kaotas selle riietusruumi nagu ära või mis seal see värk oli, sest nii palju, kui ma nii-öelda olen analüüsinud tema seda nagu mängupilti, siis tegelikult see mängupilt ei erine üldse palju sellest, mis oli Virtuses. Et noh, väga huvitav on näiteks näha sedagi, et väga tihti näiteks Osmani saab pukki palli. Noh, Osmani nagu mängib tehniliselt nagu Sengelia positsiooni nagu selles joonises. Et ta saab sinna pukki väga palju palli. Et see joonis on üpriski samasugune, mingid väiksed nagu muutused tunduvad olevat. No vaata, siin on jällegi see, et ikkagi meeskonnad on siiski erinevad, et mina arvan, et FS-il on lihtsalt seda
nii-öelda sügavust Kvaliteeti on kvaliteeti rohkem. ja sügavust on rohkem, ja noh, mulle endale tundub just, et noh, panki tahab, et mis ju Lätiga ka, et nad tegelikult võtsid väga palju kolmeseid ja tegelikult ju FS ka ikkagi võtab Ja, täitsa ja, väga ja. korralikult, noh, mitte nii palju kui muidugi kui Bayern ja Pariis, aga ikkagi suht korralikult kolmeseid võtavad, et mina nagu arvan ka, et see puhtalt juba need mängijad, kes on selles FS-e tiimis sobivad lihtsalt panki süsteemi paremini, et see on nagu hästi, et see nagu sellega nagu läks hästi selles mõttes praeguse hetkel. Aga teine seeria, või no, mis siis praeguse hetkel, no tegelikult on nüüd juba 3 seeriat paigas, aga teine seeria, mis siis paigas oli enne siis play-in'e, oli Monaco, Barcelona, jällegi väga põnev, Barssale ka, kes on saateid vaatanud, mina ei ole kõige suurem Benaroya fänn, küll aga peab andma Keritama mütsi andma kiidusõnu seal, kus tuleb anda neid, et see, et koos nende vigastustega see meeskond jõudis ikkagi play-offi nagu ja niimoodi play-offi, et ei pea play-in'i mängima, fair play selles mõttes, et Panther väga hästi see käima, kindlasti Jokker, kes on Parra, Parra on nagu Red Jokker ta on ikka väga korralikult mänginud. Brizuela nüüd hooaja lõpus natuke vajus ära, aga just vahepeal jällegi, kui oli vaja tassida, siis tema jälle vahepeal tassis. Vajus ära jah, ja ütleme nii, et ikkagi mul tuleb kohe see üks mäng tuleb meelde, mida ma täitsa analüüsisin ja noh, ikkagi Benaroya seal tegi oma ise vea, et ei mängitanud Brizuelat. Jah, see on ka olnud, et võttis kuuma mehe, võttis nende pingile ja jättiski sinna liiga kauaks ta. Ja Satoranski ka hooaja lõpus rohkem enda peale võtnud, noh siin, ma ei tea, Hispaania liigas kas või pani Tavares ikka korraliku postri peale, et Satoranski ka tegelikult on, noh, ma ei tea, Eesti koondise koha pealt võib-olla ei ole hea uudis, aga selles mõttes ja Hernan Gomez ka on hästi mänginud ja selles mõttes jah, müts maha, et see meeskond, et ta sai selle meeskonna niimoodi mängima. Ja, et neil neid vigastusi on ikka päris palju hooajal olnud, et kas või Vesseli on ja. Vesseli jah, et tema vist, kas ta nüüd oli juba tagasi või viimases mängus? No ei, seda ei... Korra kuidagi nagu oleks midagi nagu silme ees, et ta oli tagasi. Äkki koduliigas. Võtan korra Virtuse mängu ette. Aga ühesõnaga jah, et Barcelona jah, täitsa, ütleme, et väärivad seda. Oli tagasi jah, viskas 9 punkti, võttis 2 lauda, 15 minutit mängis. Et Barca ja minu silmis ikkagi väärivad seda play-offi kohta, et ja noh, Jabari Parker ka tooks välja, et tema on hästi palju ka võtnud nagu enda peale ja Justin Anderson ka, et just kaitse poole ja ka rünnaku poolel ta on ka veits rohkem avanenud, kui mingi hetk ta oli lihtsalt kaitsemees, siis nüüd tegelikult ka ründas tema viskele ja kõigele saab nagu toetuda, et selles mõttes jah, Barssalt tubli hooaja lõpp, väga hästi mängitud. Monaco saab muidugi väga raske pähkel olema ja jällegi ma annaks eelise Monacole, kuna Monaco on koduväljaku eelis, meeskond on tervem, meeskond on jällegi pink on sügavam ja neid relvi on rohkem siis millega nagu erinevaid variante või variatsioone, millega siis rünnata. Kuigi Monacol, nagu mis mulle on silma jäänud, ikkagi läbi Taissi käib see mäng ikka väga palju. Et kui Barca nagu selle kinni saaks kuidagi, noh siis jah, nagu sa ütlesid, on teisi relvi ka, aga lihtsalt see läheb kindlasti põnevamaks selles suhtes, et no nüüd Vesseli terveks saamine annab Barçale hea võimaluse, sest et Tyson ka ikkagi, kuigi ta kehakujult on suht jässakas, siis ta tegelikult on isegi päris liikuv oma kehakuju kohta ja Vesseli, ma arvan, Barça meestest Vesseli võiks olla see, kes saab temaga kõige paremini hakkama, et Hernan Gomez on aeg-ajalt kaitses, mitte aeg-ajalt, vaid suuremas aasta kaitses veidike laisa mulje jätnud, pigem ei nagu mõni mees, et jääb ründasse pigem, et kaitsesse ei jookse. Jah. aga see ja noh, Fall ei lihtsalt. Ma ei, jah, tegi kahjuks vist vale otsus. Tundub, et tegi vale lükke, jah. Läks, et aga kindlasti tal on mingi roll seal olemas, et kui seal tulebki võib-olla Chaite ja võib-olla Chaite vastu just kõige rohkem, sest Chaiteel ei ole väga viset, noh, et Motejunas ja Papajannis, neil on ikkagi ka väljast see oht olemas, et sinna mina nagu Falli ei usaldaks,
et sinna jah, pigem Vesseli või Hernan Gomez, aga kui Chaite vastu on vaja nagu kedagi kasutada, siis noh, Fall saab sealt nagu Jah. ma arvan sul ilusti hakkama. James on ka hästi hakanud tassima seda Monacot, et Ja nüüd on nagu viskekäsi on ka paremaks Jaa. läinud, et ta tegelikult terve hooaeg tegelikult väga hästi, mis ta tegi ja Spanulis tundub ka on ikkagi talle nagu, mis on nagu kohale jõudnud, on see, et jagab söötu väga nagu innukalt. Et pidevalt ikka siin ikka neid siuke 6+7+ söödumänge oli ikka, Jaa. ikka noh, Jaa. nädalast nädalasse suht. Ja noh, viskekäsi oli see, et noh, kolmesed siin olid pidevalt mingi 6-1, 7-2, mingid siukesed mängud, aga viimased voorud on nagu on nagu viskama hakanud, et ja noh, tagaliinis seda jõudu on küll ja veel, et Lloyd, Strasel, Galates, noh, Alfa Diallo kindlasti kaitse mõttes väga tähtis mees, Blossom Game viimastes voorudes tegi väga häid mänge, et jah, et mina annaks ka siin eeslisse Monacole ja tegelikult ausalt samamoodi näen, et see seeria võiks minna vabalt viienda mängu peale, et 3-2. No ma ütleks ausalt, et ega siin võib kõik need minna, et ja on ka ju oleneb, ma ütleks niimoodi, et jõuame sinna ka, aga oleneb, kes viimasest play-in baarist nagu välja ka saab, et jah, et aga jah. Ja noh, lähemegi siis nende play-in mängude juurde. No läheme. Eile siis need mõlemad toimusid, jube põnevad mängud olid. Tead, oligi nagu play-off, noh. Nagu reaalselt see oligi nagu play-off juba. No see on siuke jah, et nagu üks mäng loeb põhimõtteliselt kõik on ju. Alustame 9. koha mängust. Bayer Svesta siis. No kohe vaatasin seda mängu, sest hakkas varem ka. No kohe veel ära, et Svesta hooaeg läks vabavisete nahka täielikult. 3 viimast mängu lisaajale ja lisaajal kõik need mängud kaotatud. Ja Kalinic pani siin 2-0, Petrussev pani vahepeal siin mingi ma isegi lugesin mingi hetk kokku, mul nüüd, kas ma panin kirja, ma ei mäleta, vahet ei ole. Ühesõnaga, kas oli Pana vastu või oli see eilne või? 26 vabaviskest äkki, kas oli 14 või midagi sellist? Mingi 25-14 oli eile. No, 9 punkti. Et noh, oligi Petrussev 7-3. Petrussev on vabavisetel väristanud see hooaeg varem ka. Kalinic pani 4-2, mul tulebki meelde, kas oli 4. veerand oli, kus ta pani 2-0. Ja siis sellel hetkel ma vist mina vaatasin tollel hetkel Reali mängu, aga Davidovats pani 3-0 vabakaid näiteks. Et noh, need olid need põhipatustajad nii-öelda vabavisete koha pealt just. No mul tuleb see ka meelde, et seal oli Gedraitisel vist oli veel võimalus seal enne lisaaega viimane rünnak panna veel siis nii-öelda korv, aga ta pani selle mööda, noh otse õhust nagu. Tuleb mul vist meelde. Ei olnud, sest et seal oli sest normaalaeg lõppes niimoodi, et Petrussev sai korvi alt 2 ja siis seal lõpus Lucic siis keskväljalt üritas viskele jõuda. See oli hoopis, äkki siis oli Pana vastu või? See oli võib-olla Pana vastu. Pana vastu. Aga no ühesõnaga jah, et ikkagi 3 viimast mängu Svestal lisaajale. 3 viimast mängu, FS vastu, Pana vastu ja nüüd Bayerni vastu ja kõik on kaotatud, et väga valus, et valus on, noh, Svairopoulos juba süüdistas kohtunikke. Ai, vana hea, noh, seda ei hakanud välja võtma, seda protesti hakkab kirjutama. Seal jah, juba hakkas ankeeti täitma, aga seal jah ütles, et põhimõtteliselt, et seal normaala lõpus, et enne kaitseviga oli mingi ründeviga või midagi siukest. No jah. Ütlen ausalt, mina seda olukorda ei näinud. Aga sa nägid seda, mul nüüd korra tuli meelde seda Vailer Päbi seda Puukerile. Mul oli eilne oli nii põnev, et mul oli niimoodi, et mul käis telekast üks mäng, mul käis telos teine mäng lihtsalt see oli küll siuke olukord, kus nagu ei saanud kumbagi mängu nagu jätta vaatamata. Ma klõpsutasin ainult. Mul endal jah oli pandud mõlemast huugas lihtsalt. See oli täitsa pöörane, mis eilne oli. Aga jah, Bayerni poole pealt jah, et teine, esimene poolega oli üpriski rabe, mis neid mängus olid esiteks, noormees Ivan Kartšenkov,
Jaa. 6,5 minutiga 11 punkti, visked 5-5. Ma ei saa, kus see vend välja hüppas nüüd niimoodi. Ma imestan, et rohkem mängida ei saanud. Et Jah. selles mõttes, aga andis oma panuse. No ikka väga kõva panus. Väga korraliku panus, et seal vahepeal ta tõi seal järjest punkte ja noh, tema oli üks põhjus, miks see esimene veerand nagu ja teine esimene poolaeg läinud käest ära. Selles mõttes. Nedovic pani ka esimene poolaeg hullu seal. Nedovic jah sai seal 3 taga vigu ja 2 nagu väga-väga hästi mängis tema ka ja Kalinits oli tegelikult see, kes üldse seal ikka väga korralikult tassis, et ja kindlasti tuleb meelde ka Bayerni poole pealt Lucic, meeskonna kapten ikkagi vajaliku hetkega, tema tassis seal ikka lisaajal alustas kohe 2-3-sega ja just võib-olla kaitse pool oli see, et ta sai ka mingi hetk vead täis, aga õnneks see nagu kätte ei maksnud, aga jah, et 13 punkti, 8 lauda, 3 vahetlõiget oli igal pool olemas, võitles, näitas eeskuju, et kuidas peab võitlema. No nüüd 2 meest, ma ütleks tegelikult 3 meest, kes Amsamblist välja kukkusid, oli esiteks Voitman, täiesti kohutav mäng, Pirr -5, noh, jäi ainult halbad asjadega nagu silma. Ja samamoodi Svestal ka Braun minu meelest. Svestal Braun ja Bayerni Lopst siis ka, et noh, ausalt ma ei ole Nedovici näinud niimoodi kaitset mängimas, nagu ta esimene poole kopsti peal mängis, et see oli ka hagijana küljes seal kogu aeg nagu särgi, no siuke tunne, et vend oligi nagu särgi all tal, et täielikult nagu kinni, et aga Bayernil oli neid käike, et Harris toodi siis Voigtmani asemele ja tema sai väga hästi Petrusseviga hakkama. See Brankovic ka vist sai või? Brankovic sai esimene poolek, teine poolek enam niimoodi, aga esimene poolek ka andis väärtuslikke minutid, aga Harris just teisel poolajal, et kaitse poole pealt eriti, et siuke mingi energia ja just see Petrusseviga, et noh, tugevam keha vastaseid, Voigtman ei saanud hakkama Petrusseviga, no me näeme ka Petrussev pani 30 punnina. See oli jah, et aga ikkagi näed, jäigagi polompost jäi puudu, et noh, korra aluselt, nagu sa ütlesid, et see oli algul juba, et see on nõrk koht neil. Aga jah, meie kahjuks meie ennustus siis kummalgi täppi ei läinud, et ma arvasime, sina arvasid, et Partisan saab play-offi, mina arvasin, et Svesta, läksime sellega alt. Jah, et me ilmselt mingi hetk teeme sellise veel hooaja kokkuvõtva video, kus me võtame need oma mõtted välja ja siis selle võib-olla jagame tiimid kuidagi nii-öelda mingitesse tabelitesse ära, eks ole, või kuidas ma arvan, et nende hooaeg läks, et see on midagi, mida võib-olla oodata. aga jah, et kui veel korra mängu juurde tagasi tulla, et noh, Bayerni poole pealt, noh, Weiler Päev ikkagi väga kõva mäng, 15-6 noh, see sama ülepea sööt ikkagi nägi ära, et Puuker jookseb ja ma ütleks, et selle Euroliga vist selle hooaja sööt. Kas ikka nägi, noh? Mulle endale tundus küll, et ta nagu vaatas silmanurgast. No ei, lihtsalt seal oligi see, et Svesta mehi, vist kõik mehed olidki põhimõtteliselt üle tollel poole peal. Ja et seal lihtsalt üks sinu meest, keegi peab nagunii olema, pane sinna. Aga just see ka, et nagu ma ütleks isegi, et okei see, et ta nagu võib-olla ta nägi seda nagu, et Puuker jookseb okei, las ta nägi, aga see, et ta nagu ta pani selle söödu tagurpidi niimoodi, et nagu Puuker ei pidanud oma hoogu ega mitte midagi nagu peatama, see läks nagu nii täpselt, et Puuker oligi põrgatus sammudesse pealt, et nagu muu jaoks nagu see oli palju rohkem nagu impressive, kui oli see nagu noh, see, et ta pani selle pea tagant, vaid see, et see nagu nii täpselt oli. Ja ma tooks välja Jokker ka, Kifai, Euroliga parim 3 viskaja, 4-3 eelmine mäng, või noh, nüüd Svesta vastu, väga-väga hästi mängis ja noh, kaitses ja igal pool nagu oli ka olemas ja no ikka seda meest ei saa vabaks jätta, noh, see lihtsalt koputab ära sulle kohe. Ja Svesta poole pealt jah, siis kui veel noh, välja tuua, noh, Petrussev, 2-14-12, 86% lihtsalt, et noh, see vend oli ka igal pool, noh, pani 38,5 minutit selles mõttes. Ja teine mees oli Kalinits, et 37 minutit, 20 punkti, 7 lauda temalt ka, et need 2 meest koos siis veel Miller McIntyre ja Nedoviciga üritasid seal midagi teha, aga noh, kokkuvõttes ei tulnud, ei kukkunud hästi välja, et Bayern siis siit sammub edasi ja siin siis jah, et kui keegi, kes nägid, siis lasime siis Reelsiga välja või noh, siis mina tegin selle Reelsi, selles mõttes minu ennustus oli, et täitsa täpp ei läinud, Bayern sai küll edasi. Aga nüüd, kui me jõuame siis teise mängu juurde, siis ma ütleks niimoodi, et Pariis, ma ei taha öelda täitsa nagu üllatas, aga ikkagi mõnes mõttes üllatas ja võttis siis Reali ära. Ei, ma olen täitsa nõus, et mina arvasin Real eriti veel kodus, et Real võtab selle ära, aga ütlen ausalt, Real tegi seal oli
kaks asja, mis selle mängu nagu minu jaoks Pariisi kasuks otsustasid, oli see, et okei, Realile meeldib ka kiirrünnaku, noh, joosta ja mõlata, aga nad läksid liiga samamoodi nagu seda tempot ise ka peale kruttima, üritama. Ja teine asi, mis seal oli, no Ibaka ja Lull, no need mehed kahjuks ei pidanud vastu sellele tempole, et need ei saanud nagu, ei saanud sinna mängu sisse, noh. Lullil oli nagu mu arust näha, et noh, tal visked ka olid 7-1 vaata, et mu arust oli näha, et see tempo oli nagu nii rets. Liiga suur tempo oli näha. Et need visked, noh, ma ei tea pidevalt, kas viskas liiga tugevad või siis nagu pani liiga palju sinna või siis oli ette rõnksivad, et tundus nagu jalgadest, noh, visa algab jalgadest, eks ole, nagu õpetati. Et selle koha pealt küll, mina arvan, kaks meest, kes tegid oma ära, oli Campazzo kindlasti Reali poole pealt ja oli Tekk, okei, ma ütles kolmas mees ka, tegelikult Abalde ka, et tema tegi ka nagu oma ära, ülejäänud läksid kõik lati alt läbi. No Tavares tegi nii rumalalt seal, et kohe sai vea ja võttis tehnilise otsa, et seal esimesel kuigi no Tavarest ei saadud üldse kinni Pariisi. Jaa, täpselt, et noh, ma ei tea, kas ta kartiski siis, kas Matteo kartiski seda vigade muret on no ilmselt. Noh, sest lõpuks ka Tavares tegigi 4 viga on ju ja esimene poolaeg ju ta rohkem ei mänginud, ta mängiski ka kokku on 14,5 minutit, et noh, see oli kindlasti, ma arvan, et noh, mis pani veits Pitsri ka nii-öelda mängule oligi see, et ei olnud seda Fernando on ju nii-öelda vigane, et oleks nagu tema olnud, siis ma arvan Ibaka ja Garuba ei oleks nii palju mängida saanud ja ma arvan siis see Reali jaoks ka ei oleks see nagu nii kehv see Tavarese puudumine olnud, et see Fernando puudumine pani väikse sellise nii-öelda halba olukorda need. Aga jah, et Tavares, ma olen sugu täiesti nõus, nad ei saanud Tavaresega hakkama. Tavares, noh, kas siis leidis sinna söödu välja, kui see üle söödu, et nii palju, kui ta mängis. No see oli nii naljaks vaadata, 4 meest on ümber Tavarese lihtsalt. Proovivad ja no ei saa. Ei saa, lihtsalt upitab selle palli sisse või võtab laua ja sõidab välja või tehakse seda vastu viga, et ta pani tegelikult vaba viskip pani ka 3-3, kõik pani sisse. Ja, et kuigi tal on vahepeal see vaba viskip. Ta tegelikult pika, ütleme oma pikkuse kohta on ta isegi väga vaba viskip, jah. Aga jah, et vahepeal tal ka ikkagi tõmbab värina sisse. Ja täpselt, ja noh, kes täielikult alt läksid, eriti oma mänguajaga läks alt Hesonja. No Musa ka ikkagi. 10-3 ja noh, 7 lauda küll võttis, aga 3 palli kaotus tegi seal mingi rumala lõpupool oli, kus Real oli 3 oli vahe ja siis läksid rünnakule ja siis Hesonja lihtsalt jookseb õlg ees Jantuni sisse. Nagu mille jaoks sul seda vaja teha on? Ja noh, ja see sama Musa ka on ju. 13 minutit, pidev käte laiutamine. No seal kõik laiutasid ei. No jah, selles mõttes küll, aga ma ei tea, Musa on mu arust, noh, alati siuke kuidagi veider vend olnud. Mingid lõpupoole ka mingi läheb jumala nagu reaalselt nagu miniklassis, tal on need hobuse klapid ees ja ta läheb nagu mingisse täiesti mingi 3 venda on ees ja sa ronid sinna sisse ja sa söödad, lihtsalt hakkad välja söötu otsima, sa hüppad õhku ära, vaata nagu meile õpetad, ära hüppa õhku ja siis söödad, vaata. Sa hüppad õhku ära ja siis sa söödad selle palli ja ilmselgelt sinna saadakse käsi vahele. Ilmselgelt. Täiesti nagu jabur, et noh, ma ei tea, kas see 100% õige uudis ka on, aga siin kõlakad, et Musa läheb sinna Dubai BC-sse või mis asjad, 10 milline leping pidi olema. Okei. Noh, selles mõttes, eks näis, kas see on õige jutt, aga jaa, et noh, need 2 meest ka, et sealt oodatakse lihtsalt rohkem, noh. Et noh, ainuke jah, kes reaalselt tegi oma ära, oli Campazzo. Jaa, et no ikkagi mina jah, paneks selle paraku Tavarese lolluse arvele selle Reali kaotuse tegelikult, sest et no päriselt see Pariisis saanud lihtsalt hakkama temaga, et see mäng alguses oli Sorts nagu alustas üli hästi, no see, mis Sorts alustas väga kuumalt. Ja see, mis see mees tegi, see oli ka ikka fantasy mõttes oli halb vaadata. Aga Tavarese koha pealt ka või nagu minu jaoks on see ka treeneri viga ka veits, sest minu arust oleks see, et teine veerand, sa näed, et nagu asi on hapu. Okei, loe Tavarese sõnad peale. Sa oled rahulik, vaata kui pikk sa oled, sa ei pea iga asja peale hüppama, ära tee endale 3. viga. Lihtsalt seisa seal korvi all, tee oma, noh, mängi seda kaitset, mida sa kõige paremini mängid, lihtsalt seisa seal, nad ei saa sust mööda sealt. Sa oled, noh, 2x2, noh, siuke vend vaata, no mis 2x, 3x3 vaata, et nagu sa oled nii suur, noh lihtsalt, et Matteo nagu loe sõnad peale, pane ta teine veerand mängima.
et no seal oli jällegi see asi ka, et kui Pariis mängis, oli Antonen ja no ja mängisid vist Hayes, Jantunen ja Hayes. Hayes, kogu aeg oli ikkagi Hayes ka või? Mitte kogu aeg, vahepeal mängis Jantunen ja noh, Jantunen vahepeal mängis see Kratser on jah, aga vaata, seal on see iga, et need oskavad ka kolme panna, et noh, kaitses siis Tavares nagu, siis oleks pidanud no Jantunen jah, aga see Kratser ka ei ole mingi no seda küll, et ta ei ole nüüd mingi snaiper, aga midagi võib nagu kotti panna. Aga Jantunen, kus mul meeldib, kus see mees ka ikkagi eile ikkagi ütleme nii, et midagi ikkagi sai nagu ikka sisse, et selles mõttes, et mingi aeg ta ju pani siin täitsa ta oli 4-0 olid ta visked kokku ja siis ta pani viimased 2-3 pani kotti. no jah, kõige otsustaval kõige otsustaval, 2 viimast viset, et noh, see on ka, et noh, nagu Kruus ka kommenteeris, ütles, et no seal meeskonnas on nii, et noh, mida sa põed vaata, sa oled vaba, pane peale nagu. Et aga lihtsalt, et noh, ongi, et Soomel on ikka äge mängija nagu enda käes. Jaa, et ikkagi see oli ka üks võtme, mitte üks, vaid oligi viimast võtme asi. Ja lauas ka, et 7 lauda sai ja noh, nii-öelda 6 punkti siis lõpuks viskaski. Noh, oligi Shorts muidugi 23 punkti, 9 söötu, et temal oli ainuke asi, mis oli see, et tal kolmas veerand visked hakkasid mööda minema, et muidu ta esimene poolega viskas nagu väga hästi, aga lõpuks siis 3-5 1 ja 2-12-7. Ja noh, see, ma ei tea, see Hiffi ikka, no see on täiesti, ma ei tea, mis asi see on. Ja. Et no see võtab, ma ei tea, mis asenditest neid viskeid ja uhab neid ikka kotti, on ju. Et no seal oli Campazzo isegi pilt tehti ka, oli vist Euroliiga lehel või kus see oli, kus isegi Campazzo vaatab, et Hiffi sai selle tõusva tähe auhinna ka. Ja noh, Campazzo ka vaatas imestunud näoga, et kuidas sa siukese asja kotti paned. See oli see, kui nad olid, vist oli vahe oli 3 ja siis Hiffi pani selle hullu mingi fade away 3 ja vahe oli 6 kohe. Ja, et no jah, see mees võtab neid viskeid, et meenutab Howardit, aga Howard ei saa sisse neid. Meenutab Howardit ja no minu jaoks ikkagi see sama võrdlus, mis ma juba eelmine hooaeg lõpp tõin, et siuke praegusel hetkel siuke Euroliiga James Harden minu jaoks, et tuleb, noh siis võib-olla ka noorusajal, et tuleb pingi pealt, võtab hulle viskeid, möllab on ju, samas oskab söötu ka leida, et siin pani ka 4 söötu pani ka, et ta on ka see hooaeg. Ward tegi ka selles suhtes hea mängu, et ta võttis megalt palju neid lauapalle. Jah, 7 lauda võttis jah. Jah, et tema puhul, et ta oli kogu aeg pildis ja kaitses ja hästi agressiivne, ta on alati siuke olnud, et noh, visked olid 8-2, aga noh, vabakad 6-6 samas. Ja Sii ka. Ja siin alustas ikka väga, noh, et lõpuks 3-5-2, aga jällegi alguses alustas kohe 2-2-3-stega, et jah, et otsustavatel hetkedel ikkagi igalt poolt nagu igast mingist nagu august tuli seda nagu punkte vaata. Et selles mõttes jah, et fair play Pariisile, aga mis sa arvad, Fenerbahce vastu siis nüüd lähevad, et no seal mis sa arvad, kuidas asi nagu, kuidas see seeria välja näeb? Mul tuleb kohe meelde need 30 ründelauda Fenerbahce'l siin üks mäng, aga ei, ma ei ütlen ausalt, kahjuks ma ei näe Pariisil väga võimalust seal, no okei, kodus ikka, aga ma arvan, et Fenerbahce sealt mingi 3-1 või midagi sellist läheb edasi, et toda ma küll ei usu, et too nagu 5 mängu peal läheb. Ma kardan, noh, Pariis kodus nagu võib ära võtta, seal on vaja seda, et seal on vaja kindlasti leida need käigud Fenerbahce kaitse vastu, sest Fenerbahce, noh, me teame Jasikevitsuse meeskond üleüldiselt väga palju kaitsele rõhku pannakse ja noh, ongi see sama lauapallid on kindlasti üks olla seeria märksõnasid ja võib-olla siis ka, et noh, ilmselt, et kuidas noh, seal need match-upid ka, et noh, Ward hakkab näiteks Hayes Davis kindlasti taga ajama ja ma mõtlengi, et kes on shortsi peal pannakse, McCollum või Kuduric või Baldwin äkki võib-olla pikade kätega, et match-upid ka kindlasti ja noh, aga ma olen suga nõus ja et ma pigem näen 3-1, ma näen väikest võimalust 3-2 jaoks ka, aga ma arvan, Fenerbahce no ta on favorit, ta peaks sealt edasi minema, et ma arvan küll, ja edasi nad lähevad, ma usun ka, aga lihtsalt, et see seeria seis pigem pakuks isegi ka 3-1 nagu jah, et läheb sinna kanti. Aga siis viimane play-in mäng siis nüüd veel, ehk siis Real Madrid, Bayern München, reedel, Reali kodusaalis, kuidas sa näed, kes siis selle 8, kes siis Olümpiakosega vastamisi läheb? No Real. Ma ikkagi arvan Real, et koduväljak ka, esiteks, teiseks, no ma arvan, et nad teevad mingid vigade paranduse.
ma arvan, et seal nii mõnedki Musa, Hessonia peavad peeglisse vaatama, et nendelt on vaja kahtlemata abi ja ma arvan ikkagi, et Real jah, võtab selle ära, et Ma arvan- Bayern ei ole väljas ka Nad ei ole väga võõrsil hästi. kõige kõvem meeskond, Jah. täpselt sama See on 100% juba nõus. väga suur nende selle nii-öelda nende miinus, et Mis räägib nende kahjuks nii-öelda, jah. et nad on küll võõrsi mingid raske mänge mõeldud, kohe tuleb see Barca mäng meelde, kus nad olid veel isegi mingi 6 taga ja siis lõpuks võitsid, on ju. Aga Reali vastu ja ma pigem arvan, et Real, ma arvan, et tõesti, mis ma kardangi Bayerni poole pealt, mis võibki olla, ongi see, et neil ei ole kaitses ressurssi nii palju, et kui me võtamegi näiteks, et nagu katta ära kõiki neid erinevaid rünnaku variante nagu, et noh, Campazzo on ju, mis sinna ilmselt sa paned peale, ma arvan, Edwardsi. Okei, siis sul on Musa, sinna ilmselt peaks võib-olla panema Vailer Päebi oma pikkusega, on ju. Siis ongi, Lucic võib-olla Hessonia peal, on ju. Tavares on kindlasti võtmemängija selles mängus, sest et korvialune samamoodi. Pukker on jällegi teistpidi nagu ta on liikuvam. Jah, on liikuvam ja ta on teistpidi jällegi Bayerni jaoks jokker, et tal tegelikult Pukeril välja arvatud vaba visket, siis tegelikult ega Svesta vastu visket väga ei kukkunud, et kahesed olid näiteks 9-3. Et kuidas need nagu nii-öelda, kuidas see match-up ka nagu läheb, on ju, et ja Tekk ja Voitmann siis on ka veel eks näis, et kas Voitmann, et kui palju Voitmann üldse mängida saab, et ma tõesti ma arvan, et saab ikka. Jah, midagi ikka saab, aga kui hästi ta läheb ja Obst oleks vaja käima saada ja Reali poole peal tõesti Musa ja Hessonia, nagu sa ütlesid, 100% nõus, et need on mehed, kes peavad nagu tegema õigeid otsuseid, õigeid nagu neid asju, et selleks on, et miks ju Real räägiti ka, et miks Real on olnud kahtleva seisukohal, et Musale pakkuda lepingu pikendust. Põhjus on ju selles, et mees kaob ära tähtsates mängudes. Ja, et mina ütlen ausalt, ega mina ei pakukski. Et eks näis, mis see Musaga saab, on ju, et siin Realil tegelikult ju variante on, et Mäled on, ma arvan, võiks olla üks koordineerist, on palju räägitud, et siin leiab neid kohti küll, aga selles mõttes, jah, ma olen suga nõus, et ma arvan ka, et Real siit edasi läheb, võtab selle 8. koha ja siis me saame Olümpiakos Real saame juba veerandfinaalis, et see on ikka nagu eriti what the fuck lihtsalt. Et see on siis, tuleks siis üle-eelmise aasta finaali kordus. Jah, täpselt. Ja, aga praegust Reali vaadates, siis seal oleks ilmselt Olümpiakos, siis on favoriit minu jaoks küll. Et jah, aga ootame siis juba reedet, et see mäng juba siis palju õhku visatakse ja mäng lahti läheb. Aga viimasena võtaks siis, räägiks üle Fantasy ka. Jaa, ma arvan, et sina tahad sellest väga rääkida. Tegelikult ma tahtsin ühe asja veel välja tuua Bayerni siis sellel hooajal siis võõrsil mängude vorm nii-öelda, et 6 võitu, 11 kaotust. Et see on... räägib jah, ja Real sai alles nüüd Pariisilt sai oma 4. kaotus alles kodus. Et juba see räägib kõik üksteise nii-öelda vastu. See jah, aga läheme siis sinna Fantasy juurde, mis on ülipõnev nüüd. Nüüd jah, on läinud. Väga põnev. Viimased paar vooru olen pihta saanud. Selles mõttes on päris hästi läinud, et esiteks, võtame lihtsalt viimase vooru ilmselt, et sa mõtled nüüd play-in'i või? Play-in'i, jah. Et ma võin siis alustada, mul siis tiimis oli Jantunen, oli Campazzo, treener oli Matteo, see oli miinus, tõin ka Musa, väga vale otsus, tõin ka siis Petsi, Petrussevi ka. Ja Petrussev oli täpselt, oli siis Shorts oli kapten, oli siis ka Puker, ja siis pingilt oli Lull, Giffai, Davidovats ja Outarra. Giffa, ainult 2 viga tegin, esiteks, või mitte 2, ütleme niimoodi, need olid tegelikult õiged otsused, lihtsalt oleks pidanud teistmoodi tegema, ehk siis esiteks oleks pidanud Giffai panema alt koosseisu, siis oleks teeninud mingi 6 midagi punkti rohkem, ja teiseks palju sa said üldse kokku? 148. Okay. Ei, 142, vabandust. Ja teine oli see, et oleks ikkagi pidanud minema Herbertiga, mitte Matteoga. 2 vahel olin, tundus, arvestades täpselt seda Bayerni hooaja lõppu, põhihooaja lõppu, tundus Herbert halb valik, võtsin Matteo, okei, -5, kannatan ära, aga Herbertiga oleks +10 saanud muidugi. Ja. Aga kokku jah, 142, 143 punkti oli.
kuidas sul siis? No väga halvasti, noh, tegin siin väga halva otsuse, panin Tavarese kapteniks, mul oli Tavares, ehk siis sain 10 pool ainult ja sinna see läks, et samamoodi Musa 1, noh, millest me räägime, on ju. Samamoodi Petrussev tassis. Ta oli 32 oli vist. 35 isegi või? Campazzo tassis samamoodi, mina siis shortsi ei võtnud, kuigi algne plaan oli, aga kuna siin meil ühel mehel on veel short, siis ma vaatasin, et ma ei hakka veel, et praegu saab veel niimoodi. Mis teil oli nagu vahetustehing, et ta sai lubanud tal Tavarest. Just, et ma ütlesin, et okei, et ta võttis algul Tavares, ma ütlesin, et ma võtan siis shortsi, et aga näed, ikkagi läksin täielikult ebaõnn minu poolel, et oleks läinud ka tegelikult. Edwards, sa tõid Edwardsi vist või? Jaa, Edwards nagu sellest 11 tõi, aga lihtsalt ma räägingi, et pani suht palju visseid mööda lihtsalt. Jaa, et ma räägingi, et kui oleks algne plaan olnud shorts, siis Edwardsi asemel ja Tavarese asemel oli ka mul Puuker algne plaan, aga siis sealt juba siuke 50 no see oleks, jah, olekski põhimõtteliselt sama meil. Sama siis skoor, no põhimõtteliselt sama skoor. Et aga jaa, ei, Voort tegi hea tegelikult 15,4 ja oli ka tegelikult Nedovits, kes esimene veerand nagu vaatasin, nagu mõtlesin küll, et no pekki, jälle paneme võssa, et oleks pidanud 6. meheks ta panema, aga no vajus ta lõpp ära tal, et ta oli 5,5 vist, ei, vähem isegi, et 4 või midagi sellist. Aga kokku tuli siis kahjuks alla 100, et 94,65, et ja ma vaatasin jah, et meil on nüüd vahe mingi 34 punni. Ei ole, 20 vist oli äkki või? Minu arust oli 34. Võib-olla. Vaatasin ta hommikul jah, ma tegin juba täna hommikul ka vahetuse ära kõik reedesteks mängudeks. Ma tegin täpselt sama. Et ma tõin Tavares ja tõin Tavares endale. Jaa, mul on ka Tavares. Tõin Weiler Päbi. No siin ei ole nagu väga midagi rääkida, et siin on üks mäng, et siin ei saagi nagu väga erinevaid mehi võtta. Jaa, täpselt, aga jah, ma tõin, kapteni valik on suht see nüüd otsustab. Suht nagu kruusial on ju. Et ma tõin Weiler Päbi, Matteo jätsin treeneriks, ma tõin keda ma veel tõin Teki ja Hesonja. Sama. Ei, Hesonjat ma ei toonud. Okay. Teki, no tõin Lutsitsi, Neiperi. Ja ma tõin Lutsitsi ka. Karuba. Neiperi mul ei ole. Ja Karubat mul ka, okei. Gifa jätsin alla, no ega midagi teha, kaks meeskonda. Jah, 2 meeskonda, mis see siin ikka, et siin ongi kõige tähtsam. Kapteni valik. Ja no õige treener ka. No sa läksid ei, ma läksin Matteoga ikka, aga ma mõtlen, et kui nagu Herberti võtad, siis võib nagu vähe või noh, kui ütleme niimoodi, kui võtad kaotava treeneri, sest ärme Bayernit veel nagu täiesti maha võtta, aga selles mõttes, et kui võtad kaotava treeneri, siis see võib ka päris korraliku põntsu panna, miinuse mõttes just. Aga okei, on põnevad ajad, ikka väga-väga põnev on siin seda korvpalli jälgida, et noh, siin endalgi eile veel ei tulnud peale mängude lõppu, et ei tulnud mingi tund aega und lihtsalt, sest nagu nii põnev oli. Jah, et ma arvan, et selle hooaja meie saate kõige põhilause vist on olnud, et kostus põnevad ajad on. Aga no on lihtsalt. Aga lihtsalt on ka, et nii Eestis, Euroopas, et noh, täna kas või kui me võtame, et üks Eesti meeskonna, siis Bilbao hakkab mängima siis meistrite liiga nii-öelda tiitli peale. Finaali, ja siis Tenerifel on siis veerandfinaal teine mäng ka siis nii-öelda veel ees. Ja võib-olla siis Euroliiga koha pealt mainida ära siis, et uue loo ajal siis Hapoel Jerusalem siis liitub Euroliigaga, panid Eurocupi kinni 2-0 Gran Canaria vastu ja Ituudis siis üks 4 treenerist, kes on võitnud mõlemad nii Eurocupi kui ka Euroliiga. Jaa, et põnev tiim, keda jälgida kindlasti. Ja oleneb täpselt, et mis koossis sinna jääb. Kas tuumik jääb samaks? Ja, et seal on ikkagi on ju 3 meest, mul tulevad kohe ette, kes on varem Euroliigas mänginud, on Moutli, kes mängis Venerbaatsias, Madar, kes mängis ka Venerbaatsias ja ka Poklo, kes mängis Partisanis ja Madar mängis enne seda ka Partisanis on ju. Ja Madar oli veel Bayernis ka vahepeal. Et selles mõttes põnev sats, ma arvan, et ongi või nad tahavad väga Mitsitsit, ma tean. Et Mitsits on nende vist põhitarget nagu, et kel tahaks juba suht mingi enne suve nagu lukku ära saada, et siis tegelikult Mitsits ümber seda tiimi ehitada nagu väga magus. Ja üldse, et kui nüüd loodame, et midagi hullu maailmas ei juhtu, et siis ongi 2 Iisraeli klubi meil järgmine hooaeg. Et see on ka midagi jällegi midagi põnevat ja teistsugust ja täpselt.
aga okei, tõmbame tänaseks otsad kokku, aitäh teile vaatamast. Kindlasti, kui te ei ole, siis vaadake meie enda korvpallioskusi ka, et esimene siuke challenge video läks ka üles siis ma ei tea, kas seda tasu reklaamida päris, aga ei tasub ikka. Meil läks päris hästi ma arvust. No see jah, et mõttes, võib öelda, et tuleb veel neid. Tuleb veel, et jah, et aga esimene on väljas, et kindlasti vaadake seda. Jälgige meid siis sotsiaalmeedia kanalitel. Ja ma arvan, et ega muud midagi, et tõmbame tänaseks otsad kokku. Aitäh teile vaatamast ja kuulamast ja me soovime teile siis toredat nädala jätku ja nägemist. Nägemist.